Ongi tänase päeva esimene kaart. Karikate kuus. Karikate kuus on selline kaart, mis võib-olla paneb tagasi vaatama vanadele aegadele, võib-olla paneb teid meenutama, võib-olla isegi nagu igatsus vanade aegade järgi, selle järgi, mis oli, mis on olnud, pikk tee on olnud, kuhu te olete tulnud. Ja tagasi vaadates tegelikult võib-olla mälestused on küll hästi soojendavad. Aga teisest küljest, kõik need mälestused on teie kogemused, võib-olla ka sealhulgas need inimesed, kes teiega on olnud nendel vanadel aegadel. See on kõik kogemus, kõik see on teile midagi õpetanud, kõik nemad on teile midagi õpetanud ja see ongi see pagas, mis tegelikult aitab teil tänast homset päeva paremaks luua. Teil on see juba olemas ja tegelikult selle asemel, et mõelda tagasi, oi kui tore oli nüüd, kasutage neid teadmisi. Hoopis teine võimalus on see, et võite kohata ka vana sõpra päevakaardina. Kaart number 2 tänasel päeval on imperaator. Imperaator on meesterahvas, väga võimukas meesterahvas. No kõigest tõenäolisemalt on ta sõnnitähtkujust. Ja imperaatori näol on siin siis tegemist võib-olla päeva kontekstis võibki siis sellise meesterahva tegemist olema. See on selline väga karm distsiplineeritud meesterahvas, kellel on kas ainult mina ja see, mis mina ütlen, või mitte kuidagi teisiti. Imperaator, ta on pigem kinnise iseloomuga inimene. Või teine võimalus on see, et päevakaardina, siin on mingid küsimused, mis teil tuleb lahendada, mingid olukorrad, millele te peate keskenduma. Võib-olla te olete tõesti saate selle imperaatorist meesterahvaga täna suhelda, või teine võimalus on see, et te peaksite ennast rohkem distsiplineerima. See on ka võimalus. Ja tänane kaart number 3 on ülempreester. See ülempreester tegelikult on selline traditsioonide kaart, et see näitab seda, et tuleb kasutada traditsioone, austada ausas hoid traditsioone. Võib-olla ka on tegemist millegi väga traditsioonilise, kas lähete raamatukokku või mõne riigiasutusega. Traditsioonilisema riigiasutusega, üldjuhul haridusasutused, samamoodi kõiksugused traditsioonilised sündmused, kas külastate pulma või ristimist või samamoodi ka kirik, need on vähe usutav, aga võib ka olla kirik. See võib olla ka väga targa kogenud meesterahva nõuanne. Kuigi päevakaardina ülempreester üldjuhul ütleb, et kõik on vanaviisi, kõik on muutusteta. Samas number 5 on ka muutuste kaart, et kui tõesti soovite teha muutusi nii, et kõik läheks paremuse suunas, tuleks siiski silmas pidada konservatiivseid põhimõtteid. Sellised on tänased 3 kaarti ja homsete kaartidega olen teie juures juba homme.